Lähis-Ida sõda muutus just ohtlikumaks. Sellel teisipäeval 2026. aasta 31. märtsil muutus juba niigi karm kriis Iraani, Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel veelgi tõsisemaks, kui sellele lisandus uus tõeline rindejoon. Holtsid Jeemenis teatasid ametlikust liitumisest konfliktiga ja tulistasid rakette Iisraeli lõunaosas asuvate sõjaliste sihtmärkide pihta. See samm muudab jõudude vahekorda, sest nüüd ei tule surve enam ainult Iraani territooriumilt. See liigub nüüd edasi ka Punase mere kaudu, avades teise ohupunkti kaubandusele, energiale ja mereturvalisusele. Tegelikult toimus sõja otsene laienemine. Selle sammu tegi Holtsi rühm, Teherani liitlane, rünnates positsioone, mida nad kirjeldasid kui tundlikke Iisraelis. Nädalavahetusel, millel oli kohene mõju turgudele ja diplomaatilistele ringkondadele, kus see kõige rohkem mõju avaldab. Kahel elutähtsal koridoril, Hormuzi väinas ja Bab el-Mandebi väinas. Just siin see teema tõeliselt plahvatab. Holtsi sisenemine hirmutab vähem otsese sõjalise mõju tõttu ja rohkem seetõttu, et neil on võim lämmatada ülemaailmset ringlust. Bab el-Mandeb, Araabia poolsaare lõunaosas, on umbes 12% maailma kaubanduse läbipääsu koht. Ja see ei ole mingi abstraktne hirm. 2023 aasta novembri ja 2025 aasta jaanuari vahel ründasid Holtsid enam kui 100 kaubalaeva ja uputasid need. Nüüd, kui Hormus on juba tugeva häiringu all, siis pelgalt surve võimalus ka Punases meres loob palju tõsisema piiramise. Holtsid on relvastatud Jeemeni rühmitus, mis tekkis Jeemeni põhjaosas ja kogus aastate jooksul jõudu, kuni vallutas 2014 aastal pealinna Sanaa. Neil on võime lasta välja rakette ja droone ja korraldada rünnakuid laevade ning kaugemal asuvate sihtmärkide vastu. Ameerika Ühendriikide välissuhete nõukogu kirjeldab seda rühmitust kui mässulisi, kellel on sidemed Iraaniga. Ja Ameerika Ühendriikide välisministeerium määratles selle rühmituse taas välismaise terroriorganisatsioonina 2025 aasta märtsis. Kui räägitakse, et neid rahastab ja toetab Iraan, siis see ongi peamine punkt. Teheran aitab rühmitusel suurendada oma haaret, relvastust, väljaõpet ja survevõimet. Tegelikult muudab see Holtsi Iraani jaoks kasulikuks tööriistaks, millega survestada vastaseid ilma alati otseselt tegutsemata. Nende sekkumine sellesse sõtta on halb Ameerika Ühendriikidele, sest see avab veel ühe kriisikolde just piirkonnas, mis on maailma kaubanduse jaoks eluliselt tähtis. Holtsid on juba näidanud, et suudavad ohustada liiklust Punases meres, eriti Bab el-Mandebi piirkonnas, mis on strateegiline läbipääs kaubalaevadele, energiakandjatele ja sõjalistele marsruutidele. Nüüd, kui nad astusid ametlikult konflikti, rünnates Iisraeli 28. märtsil 2026, laiendavad nad Iraani-meelse telje haaret ja sunnivad Washingtoni jagama oma tähelepanu Teherani vastase vastasseisu Iisraeli kaitse ja mereturvalisuse vahel. Ameerika Ühendriikide jaoks ei ole probleem ainult sõjaline, vaid ka majanduslik ja strateegiline. Kui Holtsid pingestavad Punast merd samal ajal, kui Hormuzi väin on juba tugeva surve all, võib nende kahe mõju koos mõjutada nafta hinda, meretranspordi kindlustust, varustust ja sisepoliitilist hinda. Washingtonis oli kisust see hirm viimastel päevadel turgudel näha, kui nafta hind tõusis. Pärast rühmituse ametliku sõtta astumist püüavad Ameerika Ühendriigid eskalatsiooni pidurdada, tehes seda nii läbirääkimisjutuga kui ka sõjalise jõuga. Samal ajal teatas Donald Trump 10-päevasest pausist, rünnakutest Iraani energiarajatiste vastu ja lükkas tähtaja 6. aprillini, väites, et läbirääkimised kulgevad hästi. Aga Teheran lükkas Ameerika ettepaneku tagasi ja nimetas nõudmisi liialdatuteks ja tasakaalustamatuteks. Ehk siis tähtaeg on olemas, aga usaldust ei ole. Samal ajal tugevdab Washington piirkonda. Umbes 2500 merejalaväelasega laevad on juba jõudnud operatsiooniteatrisse ja vähemalt 1082 õhudessantiviisi langevarjurit on saadetud Lähis-Idasse. Avalik kõnepruuk püüab endiselt vältida sõna sissetung, kuid kasvav vägede kohalolek näitab, et Valgemaja soovib hoida väed valmis. Kui otsustatakse veelgi karmistada, annab mõju juba tunda rahakotis ja turul.
prussakad ei läinud sõtta ainult selleks, et lärmi teha, vaid selleks, et suurendada Iraani telje survevõimet ja näidata, et kriis võib süsteemi lämmatada mitmest suunast. Iisrael on endiselt rünnaku all, Ameerika Ühendriigid jätkavad surve avaldamist ja Iraan püüab aega võita, ilma et ta kesksetes küsimustes järele annaks.